ettekandeks on sõna Sööpil Lahemaa rahvuspargi arenguplaanist. Väga lugupeetavad kuulajad. Aastail 1970–1971 koostati Metsamajanduse Looduskaitseministeeriumi spetsiaalse konstrueerimise büroo Erkilis Kappo juhtimisel ja töö kaasautoriteks Erkilis Rahvan, Eilar, Petta ja Ranniku Lahemaa rahvuspargi organiseerimise ja planeerimise skeem. Selle tööga anti rahvuspargi üldiseloomustus, koostati esialgne territooriumi soneerimine ja väljakujundamise algus. Loomulikult polnud see küllaldane, et teaduslikult põhjendatult rahvusparki perspektiivselt arendada. Sellest tööst piirdus vaid rahvuspargi tegevuse suunamiseks tema esimestel eksisteerimisaastatel. Rahvuspargi edasisele arengule teaduslike aluste andmiseks, tema ökosüsteemide kompleksse kaitse tagamiseks, rahvuspargi funktsioonide ja kaugema tuleviku eesmärkide püstitamiseks tehti Metsamajanduse Looduskaitseministeeriumi poolt, nagu juba Seltsimees Kaasik rääkis, 1975. aastal Metsainstituudile ülesandeks koostöös vabariigi teiste uurimis- ja projekteerimisasutuste ning vastava ala teadlastega Lahemaa rahvuspargi arenguplaani koostamine. Seltsimees Kaasik rääkis ka sellest, et moodustati vastav töörühm selle tööde operatiivseks juhtimiseks ja koordineerimiseks eesotsas Metsamajanduse Looduskaitseministri esimese asetäitja Seltsimees Nõmsaluga. Kõigepealt pöörduti vabariigi kõigi nende teaduslike uurimise ja projekteerimisasutuste poole, kelle osavõttu peeti oluliseks, selgitamaks, milliseid võimalusi on ühel või teisel osaleda rahvuspargi arenguplaani koostamises. Samuti saadeti laiali tööde programmi esialgne variant tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks. Arvestades Lahemaa osas juba varem tehtud või alustatud uurimistöödega, teiste asutuste kaastööga ja Metsainstituudi oma võimalustega täpsustati arenguplaani programmi ja asuti seda käesoleva aasta suvest süsteemikindlalt ellu viima. Töö esimene etapp seisneb selles, et rahvuspargi loodus võimalikult igakülgselt inventeerida, nagu läbi viia geoloogia, geomorfoloogia, mullastiku, taimestiku, maafondi struktuuri, siseveekoguse, ranniku mere, loomastiku ja nii edasi inventeerimist. Samuti asustuse ja hoonestuse inventeerimist, arhitektuuriliste ja etnograafiliste väärtuste hindamises, alalise ja ajutise elaniku dünaamika uurimises ja nii edasi. Kogutud andmete alusel toimub looduslike tingimuste analüüs, esialgse soneerimisskeemi täpsustamine ja rahvuspargi arendamise põhisuundade kavandamine orienteeruvad aastaks kuni 2000. Järgnevalt ma peatuksin lühidalt üksikutel uurimistöö lõikudel. Rahvuspargi geoloogia ja geomorfoloogia uurimine. Eesti NSV Geoloogia valitsuse poolt on varem viidud läbi kõnealuse piirkonna geoloogiline kaardistamine mõõdus 1/200 000. Küllalt arvukalt on varasematel aastatel avaldatud ka üksikuid uurimistöid nii geoloogilise kui ka geomorfoloogilise osas, mis seda piirkonda puudutab, kuid peab ütlema, et need on olnud küllalt erineva tasemega ja mitte nagu komplektsed. Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut peab otstarbekohaseks suuremõõdulise geoloogilise kaarti 50 000 koostamist seoses selle rahvuspargi arenguplaani koostamisega. Selle töö teostamise võimalused pole praegu veel täiesti selged. Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut ja Geoloogia valitsus on lahkelt enda peale võtnud rida töid, eelkõige rahvuspargi hüdrogeoloogilise uurimise alal. On käsil laukade hüdrogeoloogia selgitamine, Lahemaa karsti ja maa-aluste jõgede leviku ning karstivette vajaliku kaitserežiimi uurimine ja melioratiivhüdrogeoloogiline rekognosseerimine. Geomorfoloogilise uurimise osas toimub pinnavormide ja pinnakatte kaardistamine marsruutmeetodil. Marsruutide vahekaugus keskmiselt 350 kuni 400 meetrit.
aluskaardina kasutatakse põllumajandusmajandite maakasutuse plaane 1 10 000 ja riigimetsade osas samamõõdulist puistuplansette, mis hiljem vähendatakse 1 25 000. Juba rida aastaid enne rahvuspargi moodustamist on selles piirkonnas rannamadaliku kaardistamist teostanud Tartu Riikliku Ülikooli füüsilise geograafia kateedri töötaja seltsimees Linkrus. Loodame, et seltsimees Linkrus ei keeldu oma töö tulemusi lülitama rahvuspargi arenguplaani koosseisu. 1975. aastal kaardistasid seltsimees Linkrus ja Metsainstituudi töötajad Ant ja Sagali teest idapoolse rahvuspargi osa ligikaudu 3500 hektari ulatuses ja koostati vastav kaart koos seletuskirjaga. 1976. aastal jätkus sama töö rahvuspargi keskosas, Korgast Ilumäe, Palmse tee ja Tallinna-Narva maantee vahelisel alal, circa 5500 hektarisel pindalal. Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut võttis lahkelt endale geomorfoloogilise rajoneerimise Tallinna Leningradi maanteest lõuna pool paikneval territooriumil. Töö viib läbi vanemteadus seltsimees Vähmi. Ülejäänud territooriumi kaardistamise teevad Metsainstituudi töötajad ligema 2-3 aasta jooksul. Teiseks, rahvuspargi mullastiku uurimine. Varem on koostatud mullastikukaardid põllumajandusmajandite kohta. See moodustab aga suhteliselt väikese osa rahvuspargi territooriumist. Metsamuldasid varem kaardistatud ei olnud, vaid selle tööga tehti algus 73. aastal, mil 74. aastal valmis vastav kaart Kolja-Koandu reservaadi kohta, mida täna tutvustab meie töötajaseltsis 982 hektari ulatuses. Töö tehti Eesti põllumajandusprojekti poolt koostöös Metsainstituudiga. 76. aastal viidi läbi Suure Kõrve ja Laukasoo reservaatide mullastiku uurimine. Mullastiku kaardistamine lõpetatakse kogu rahvuspargi ulatuses põllumajandusprojekti pealiselt seltsimees Jutti andmeil 1978. aastal. Rahvuspargi taimestiku uurimine. Süstemaatiliselt asuti Lahemaa taimestikku uurima 74. aastal, mil Teaduste Akadeemia zooloogia botaanika instituudi fütotaksonoomia ja resursoloogia sektori töötajad korraldasid rekognoosmarsruutse iseloomu ekspeditsiooni Lahemaale. Varasemad sellel aastal uurimised on kas linnapealsed või väga piiratud ulatusega. Kui jätta arvestamata omaaegne taimkatte kaardistamine 42 000, kõrvuti kõrgemate taimedega alustati ka alamate taimede eeskätt samblike uurimist. Arenguplaani seisukohalt on olulisim suure mõõtkavalise taimkatte kaardi koostamine, mis koos geomorfoloogilise ja teiste vastavate kaartidega on aluseks rahvuspargi üldstoneerimisele, aitab välja selgitada nii haruldasi taimeliike kui ka antud alale tüüpilisi taimekooslusi ning on abiks metsade kategoreerimisel. Süstemaatiliselt alustati kaardistamisega käesoleval aastal. Varem oli kaardistatud Tartu Ülikooli üliõpilaste poolt väike ala Palmse ümbruses ja Käsmu poolsaarel ning Eesti Metsainstituudi töötajate poolt Lahemaa idaosas. Taimkatte kaardistamise põhilisteks täitjateks on zooloogia botaanika instituudi fütotaksonoomia ja resursoloogia sektori töötajad eesotsas professor Laadimäriga. Peale selle võtavad oma osa geobotaanilisest välispraktika sooritamise korras ka Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilased ja Eesti Metsainstituudi botaanikud. Käesoleval aastal zooloogia botaanika instituudi botaanikud alustasid kaardistamist Lahemaa lääneosas kui põllumajanduslikult intensiivsest piirkonnast, Kahala, Kolga, Kõnnu ümbruses. Samaaegselt töötasid üliõpilased Vergi poolsaaril ja Koljaku reservaadis, jätkub ka Musta ümbruse kaardistamine. Paralleelselt kaardistamisel toimub ka floristiline uurimistöö, mille käigus vastava metoodika alusel registreeritakse esinevad liigid, plaanitakse haruldaste leiukohad ja muud sellist. Lahemaa taimestike uurimises on arvestatud kõiki põhilisi taimerühmi, seemlikke ja kõrgemaid sooneaustaimi, tamblaid ja samblikke ning vetlikaid. Seente uurimise on enda peale võtnud loodusuurijate seltsi mükoloogia sektsiooni Tallinna rühm eesotsas seltsimees Lastinguga, eksperimentaalbioloogia instituut. Töös osalevad jõudumööda ka Tartu mükoloogid.
omaette töölõigu moodustab taimkate dünaamika uurimine erineva inimmõjuga aladel. ka selles osas alustati uurimisi ja rajati püsivaatlusalasid Munksi linnamäel ehk Käsmul, Ojaäärsel ja mujal piirkondades, kus esineb turismirajad, lõkkeplatsid, selkimispaigad, inimmõju on taimestikule suurem. Rahvuspargi siseveste ja fauna uurimisel ma ei peatu. Neid käsitletakse järgnevates ettekannetes. Puhkemajandusega seotud probleeme, samuti alalise ja ajutise elanikkonna dünaamikat uurib riikliku ehituskomitee maaehitusprojekt. Asustuse ja hoonetuse analüüsid, arhitektuuriliste ja etnograafiliste väärtuse hinnanguga tegelevad riikliku ehituskomitee restaureerimise valitsus ja arhitektuurimälestiste inspektsioon. Põllumajandusega seotud probleeme uurib Riiklik Projekteerimise Instituut Eesti Põllumajandusprojekt. Mis eeltooduga kogutud informatsioon peaks olema aluseks, nagu juba öeldud, rahvuspargi arendamise põhisuundade väljatöötamisel, millest olulisemad oleks metsade majandamine eri tsoonides, põllumajandusperspektiivid ja iseäranis rahvuspargis, veekogude kaitse ja kalamajanduse perspektiivid, puhkemajandus ja turism ning keskkonna tervislikkus, looduslike komplekside unikaalsete ja etalonkoosluste ning haruldaste liikide kaitse, faunakaitse ja arvukuse reguleerimine, looduse tundmise õpetamine, Ihala räägib matka- ja õpperajad, arhitektuuriliste ja etnograafiliste väärtuste kaitse, teadusliku uurimise suunad ja uurimisbaasid tuleviku peale. Praegusi võimalusi ja seisukohti arvestades peaks arenguplaan valmima, nagu juba 7. klaasika märkis, 1980. aastal. Igal aastavahetusel koostatakse tehtud töödest kokkuvõtte ja esialgne analüüs, et võimaldada rahvuspargil seniseid tulemusi oma igapäevases töös rakendada. Sellega ma lõpetaksin oma põgusa ülevaate Lahemaa rahvuspargi arenguplaanist. Tänan tähelepanu eest.